Tervist! Kävin parturissa. Käisin juuksurissa. Parturi-kampaamo on väga aktuaalne sõna nüüd koroona esimese, loodetavasti ka viimase erakorralise olukorra ajal. Saabki lõpuks minna juuksurisse. Juuksur on soome keeles parturi-kampaamo. Ma ei tea, kas ka tänapäeval, tõesti ma ei tea, aga vanasti öeldi, et mehed ütlevad, et menen parturiin, lähen juuksurisse, et parturi on meeste juuksur, see tuleb ka sõnast parta, habe, ja naised käivad kampaajalla. Kävin kampaajalla, käisin juuksuri juures. Aga liitsõnana on sedasi kirjutatud parturi-kampaamo. Tänavapildis on neid hea vaadata Soomes. Ja väga hirmus on näha barbershoppe või mingisuguseid inglisekeelseid silte, sest see pole üldse Soome. See pole üldse Helsingi, kui soome keeles pole asju nimetatud nende õigete nimedega. Minu jaoks barbershop kõlab ikkagi natuke nagu kommipood või mingisugune kummaline koht. Sõna algtasemel jäägu meelde parturi-kampaamo. Aga kui tahad kohe õppida keelt nagu süvitsi, siis ma räägin sellisest põhimõttest. Sõnade puhul tasub alati pidada meeles 3 põhikäänet. Niimoodi õppisin ma ka eesti keelt. Mitte ma ei õppinud, et nuga on nuga, vaid õppisin, et nuga, noa, nuga. Samamoodi on soome keeles. Tasub õppida, et kui kuuled sõna parta, uuri välja või kuula, peegelda, ma ei tea. No kuula ühesõnaga, mida teine inimene räägib, ta ütleb varsti ka selles teises vormis. Kui sõna on astmevahelduslik või vältevahelduslik, laadivahelduslik, ühesõnaga, kui mingid muutusi seal toimub sõna sees, siis need jutust tulevad välja. Parda, parran, parda, kamba, kamman, kambaa. En ajanud eilen partaa. Ma ei ajanud eile habet. Osastav käänne. Kasvatan ehkä taas ison parran. Kasvatan ehk jälle suure habeme. Omastav käänne. Kasvatan ison parran. En on seal lõpus. Ja seda tasub õppida kuulama. Millal on midagi seal lõpus? Või kas on pikk, täishäälik, partaa, kampaa. Voisitko antaa sitä kampaa minulle? Kas sa võiksid anda sitä kammi mulle? No võib-olla ma natuke pinguttasin üle oma hääldusega. En halua sitä kampaa. Anna tuo toinen. Kuulsitte, 2 aad, kampaa. Ma ei taha sitä kammi. Minä otan tämän kamman. Ma võtan selle kammi. Kui se oleks kammi. Tegelikult juttu sees. Ükskord Soomes käid juuksuris. Kui seal vähegi räägitakse, siis peaks olema selge parta, parran, parta, kamba, kamman, kambaa. Kui su kõrvad on lahti, nagu tundlad, ja sa tahad õppida keelt. Keele õppimise jaoks kõige tähtsam asi on motivatsioon, kas sa tahad. Motivatsioon kasvab muidugi väga palju siis, kui on väga vaja. Sest kui on vaja, siis sa ka tahad, aga samas mitte alati. Seetõttu
tasub iga tunni jaoks, iga Soome sõidu jaoks, iga soomekeelse telesaate jaoks juba võtta selline. Nii, nüüd ma õpin. Nüüd ma õpin. Parran. Parta. Kamman. Ta ütles kamba. See ongi õppimine mänguliselt. Ja seda mängu tasub ikka mängida, kui tahad keelt õppida. Kui ei taha keelt õppida, no ära õpi. Räägi seda oma inglise keelt igal pool, kuhu sa lähed. Võib ka nii.